näed, tuleb. Sellist asja ükskord elus näha. A commentary on science fiction today. Mu Jumal päeval hüüan mina, aga sina ei vasta. Ja ööselgi ei ole mina mitte vaid Jumala sünnitaja palvete pärast. Lunasta meid, lunastaja. Issand mida My name is Anita, and I am from Norway. It started for a year ago when I was here on the mothership, and they said that I had to leave Norway and go home. Minu nimi on Ivo Kolts. Ma töötan praegu Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas kliinilise anatoomia õppetooli hoidjana. See kõik algas tegelikult suhteliselt müstiliselt. Ma nägin mõnes sellist asja, et Isar de Leon peab Häädemeeste kirikus jumalateenistust. Minul on ka seljas kuldsed preesteriided ja ma aitan teda. Ja siis ilmus põranda poolt alt üles välja Jumala ema ikoon, Jumala last, Jumalat kui last süles ei ole. Ja sel samal õhtul algas see nägemine, mis võimaldas mul nii pildistada kui ka videosse jäädvustada. Ja see on nüüd kestnud praeguse seisuga siis 6 kuud. Ja kui vähegi on nähtavus, siis iga öö midagi juhtub. Doktor Kolts, miks te mulle helistasite? Ma helistasin sellepärast, et mul oli vaja kogenud inimest, kes oleks kokku puutunud millegi sellega, mis ei ole lihtsalt arusaadav ja seletatav. Ja ma arvasin, et härra Urmas Eero Liiv on selleks kõige sobivam inimene, sest et selgelt nägijate tuleproovis püüti teda korduvalt veenda pseudotõdedes ja ta pidas sellele tuleproovile ise väga hästi vastu. Sellele kõigele eelnes lõik Eesti Televisiooni saates Pealtnägija, kus te näitasite oma fotosid ja videosid kummalistest tuledest Liivi lahel. Saatejuht oli ju minu patsient, kes kogemata peale ühte teraapiat nägigi seda ja ise palus siia tulla. Ma ei palunud mitte kellelgi siia tulla. Ja nad tulid siia, nad olid ikka suht purjus. No võib-olla mõni ei olnud. Pealtnägija kinnitas, et te jäädvustate kaubalaevu öisel merel. Häädemeestel pole midagi kummalist. Alkoholijoobes tehtud töö, et jõuda välja kaubalaevani. Ja miks ma peaksin kartma rääkida tõtt, kui mul on pildid, kus on arusaamatud asjad, miks ma peaksin tõtt kartma? Ma ei kutsu sellesse filmi mitte ühtegi niinimetatud eksperti. Las iga inimene saab vabalt otsustada, mis ta sellest loost arvab. Kas nii oleks õige? Ma arvan, et on küll. Teiste arvamus ei ole üldse antud juhul oluline. Kõik see, mida teie ja see teie Norra patsient Anita räägite ning näete, on siiski ootamatult pöörane ja kummaline. Doktor Kolts, ärge pange pahaks, kuid ma pean selgust saama, et te pole lihtsalt hull. Hull ei ole. Vaevalt. Muidugi ei ole. See on nüüd doktor Koltsi poolt kokku keeratud mingisugune rohi viinavaasil, kus on siis see salatoi uss, kuldjuur kätte peale ja siis ta paneb endale kindlalt kätte ja siis
seda teeb meile kogu aeg doktor ise. Ja meie usume, mida doktor Kolts räägib. See teraapia, mida pakub doktor Kolts, on ikkagi totaalselt erinev. Et nüüd me oleme niimoodi käinud, et oleme käinud Haapsalu taastusravis ja oleme käinud Pärnus. Pärnus ravib doktor Kolts ja see sobib nagu Raunole rohkem, vähemalt Rauno nii väidab. Seal on paremad aparaadid, millega teeb massaaži ja... positiivne. Hästi positiivne, jah. Raunol oli liiklusõnnetus, oli 2. november 2008. Tulid noored kuskilt peo pealt ja nii, et Rauno lendas taga aknast välja, ta istus taga, tal ei olnud turvavööd peal. Diagnoositi talle ajutüve kahjustus ja ajukoor ja mingit lootust nagu küll ei antud. Jumala null, jah. Haiged, keda me ravime, on väga rasked ratastoolihaiged ja nad on mulle rääkinud mitmeid lugusid. Ja nüüd, kui ma võrdlen näiteks ühe Norra patsiendi juttu ühe Eesti patsiendi jutuga, kes teineteist kunagi näinud ei ole, siis nende jutt on identne. Mõlemad räägivad, et nad tõusid pikka aega mööda treppi ja siis nendega räägiti. Kui mul on õnnestunud see kõik fotodele saada, siis see peab olema ju reaalsus. Ma räägin, et Raunoga toimetasid ikkagi inglid, keda mina nägin. Neid oli 4. Nendel ei ole nägu. See siin on endine mõisamaja, siin on 10 korterit. Tiivad on kolhoosi ajal juurde ehitatud ja on suhteliselt kehvas seisus. Näed, trepp on lagunenud, trepp tehti uus või tehakse uus. Minul on siin korter, sattusin siia täiesti juhuslikult selle tõttu, et oli vaja mingisugust elukohta, et Pärnus arstipraksist edendada. 3 years ago there was a club who wanted to go here for spa in Estonia, and they said I must go with them, and I said no, I don't want to, but I thought maybe I go. And we was here for 1 week, and the last night I felt that there is something more strange. Nii, tõstan su siia või? Ise tõused või? Kas sa tõesti saad ise? Väga hästi said, väga tubli. Nii, nüüd ma toon impulsi siia, aga mõnus on vaadata, kuidas lihas liigub, on ju. Pole paremat arsti kui meie enda aju. Ainult, et kui ta kaotab kontakti oma mõningate osadega, siis ei ole ka seda tema raviefekti. Püüame teha hästi palju tööd. Ja kui hästi palju tööd teeme, siis võib olla 3 aastaga. Ennem ei maksa ka loota. 3 aastat tööd, siis võib juhtuda niimoodi, et me saame abivahendiga iseseisvalt liikuma. Vaatame. 3 aastat. Võtame. Ivo Kolts on võtnud kasutusele neurostimulatsiooni, ehk siis närvide stimuleerimise elektriteel. Minu lootusalgedele tõust on täiesti olemas. Need kirurgisõnad, et lootust ei ole, on täiesti minu jaoks vähemasti tühi jutt. Ivo Koltsi kohta on üks hea võrdlus, mida ma tahaks välja tuua, et Eestis on ka teleseriaal House MD. Et Ivo Kolts on siis Eesti House. Ja muidugi
Inimesed siin räägivad, suitsetamine on kahjulik ja see tuleb ära keelata. Minu arust tuleb mootorrattad ära keelata. Aga muidugi mootorratturid niimoodi ei mõtle. Suitsetajad ka niimoodi ei mõtle, et suitsetamine tuleks ära keelata. Et see ja see ja see ja see. Oi, erilane, seda polnud siia vaja. Praegu ma sõidan koos Urmas Liiviga kohtame ühe mehega, kes võttis minuga ühendust ja tahtis väga kohtuda. Ütles, et tal on mitmeaastane kogemus suhtluses maaväliste olenditega, kes on teda külastanud iga öö 1,5 aasta vältel. Tere, hädareid näed. Sattusime ikka lõpuks kokku. No tervist. Mis siis toimub? Sul on inglikujuksid. Kui ainult teaks, mis toimub. Seda ma olen otsinud väga pikka aega ikka. Väga hirmutav oli see esimene kogemus. Oli, jah. See oli selline kogemus, et ma pärast väänasin riietest igi välja nagu vett. Jah. Aga millega nad sind hirmutasid ja kuidas nad välja nägid? Hirmutas juba see, et 3 sõrmega võttis niimoodi kinni siit peast. Et üks läks siia põhimiku peale siia, tuulekoja peale ja 2 tükki siia ja tõstis niimoodi kogu nagu pulka. Tõstis sind püsti või? Igat pidi tõstis, ma olin nagu väike kepta käes. Kõigepealt oli valgus tuppa läbi akna ja siis tuli halvatus. Ja siis tulid niisugused väiksed mehikesed. Kui suured nad on umbes? Niisugused olid kuskil. See on siis meeter? Jah, kuskil jah, sellised, et kui ma olin voodis ja nad panid mind voodi peale pikali, siis et ma nägin nende õlgu ja päid. Raketid need ei saa olla. On neil imelik kollast värvi. Kaua nad juba on, 10 minutit 15. Nad siuke üle imelik valgus, et mina pole ennem näinud. Vaat niimoodi, need 2 on mul ühel videol. Vaat samamoodi on mul olnud. Ja nüüd tuli 3. Nüüd tuli hästi palju, ma mäletan. Läbi selle. Tõmba digisulmi peale. Ei saa. Digisulm sisse lülitada. Näed jälle. See meenutab, aga ei ole identne. Teil olid nagu jah, aga näed, asjad käivad. Kuidas tšuh on läinud? Meil on siin siukene altarkivi. Meil on kivid, jah, niisugused väga võimsad. Väga võimsa energeetikaga. Kas see valge asi, see rist? Jah, tuli peale talle. Tuli peale või? Pilte, jah, teed siis. Aga seal hakkavad inimesed nägema väga omapäraseid asju. Kui ma praegu üksteist kõik teist sinna kivi peale paneks ja hoiaks rohkem kui tohib, siis lihtsalt kukute maha, kui sealt maha tulete. Tasakaal kaob ära. Midagi ei juhtu. Mitte midagi muga ei juhtu. Mitte midagi muga ei juhtu. Ma võin seal kivi peal rahulikult tund aega magada, mitte midagi muga ei juhtu. Meil taheti seda kivi 1 000 000 krooni eest ära osta ühte kivi. Öelge, et 10 miljonit viige ära ja kaevake järgmine välja. Aga me ise läksime selle kivi peale esimest korda roheliseks. Läksite roheliseks? Jaa, roheliseks. Tulevad valgused ja lähed kuskil nagu teise maailma. Mina siis heidan niimoodi sinna peale. Ja silmad tuleb kinni panna ja siis tulevad valgused. Iga inimene on ju tunnetanud seda, et on olemas tema elus midagi seletamatut, midagi arusaamatut, ülevat, mingisugust jõudu, mis juhib tema elu, toob talle õnne või õnnetust. Ja ma pole kunagi olnud väga usklik, nii et me ole mingi usufanaatik. Me loodame ju leida seda, et me saame aru, aga ma arvan, et me sellest mitte kunagi aru ei saa.
midagi ei toimu. Vaata, Rein, ma ütlesin, ma võin siin lamata ja muga ei juhtu mitte midagi. Tuli niisugune peenike elevalgus ülevalt. Tuli sinu peale, hakkas valgum laiali, muutus roheliseks, sinised ääred tulid, siis muutus niisuguseks kuldseks. Ja siis olid sa selle kuldse pilve sees. Ma ei tundnud midagi. Ma ei tundnud mitte midagi. Ega esimest korda ei pruugi tunda. Tuled mulle häädemeestele ka ma näitan, mis seal juhtub kõik. And we went home to Norway and I got more and more sick and I didn't want to continue my life because I had so pain. And then on this mothership there is a lot of different sorts of people. The heads look a little different. Some looks like a heart. They said that they will take me to Hedemester. I didn't know that it was Hedemester, but after a while I know. See on juhuslikult valitud koht, sest et see on ainus koht, kus näeb üle kõrgete. Mujalt mingit merele vaadet ei ole. Me seisame kogu aeg Häädemeeste kiriku ristijoonel ja enamus sündmusi, mis toimub merel niimoodi, et nad on diagonaalis ja mis jääb täpselt Häädemeeste kiriku ristijoonele. Selle linnuvaatustorni juures on mingisugused punased tulekesed. Ja vaata, algul olid nähtused mere kohal, aga nüüd on nähtusi maa peal sama palju või isegi rohkem kui mere peal. Vaata haigun, vaata kui ilus haigun, vaata kui ilus. Siin siia kalapüügist ei teadnud midagi, nüüd käime merel nagu vanad kalurid. Loodame, et saab kala. Päikese loojangu ajal ei juhtu mitte midagi. Samamoodi kui päike tõusma hakkab, kaovad kõik nähtused. Nii et üks jurist rääkis mulle, et vaata, Eesti rahva ennemuistsetes juttudes on siis õige, et kui kukk 3 korda kireb, on vanakuri läid. Ja tundub, et nii ongi. Vaatame, kus on Kihnu, kus on Sorgu. Kaart ja kompass on meil kaasas. Majakad. Aga mis see on? Kihnu sadam siin külje peal või? Sadamas on mingid tuled või? Sadamas on kindlasti mingid sisse tuled. See küll klapib. Ja Sorgut näen siit. Väga ilusti. Siin on sündmused sellel joonel. Sellel joonel. Enam-vähem peale loojangut hakkavad sündmused pihta. See on valgus. See on hõbevalge. See on nagu seletamatu ja sa tunned ennast nii väiksena ja sa ei tahaks teada, mis see on, kes see on. Skeptikud teevad 0-1 ükskõik mille. Sest et inimene on paraku, ma olen mõelnud, et Piiblis on öeldud, et inimene on pimedusega löödud. See ei tähenda seda, et inimene kehvalt näeb. Ta on vaimu pimedusega löödud. Nii et isegi kui näevad, siis nad ikkagi ütlevad, et ei näe. Ikkagi ei ole see, ikkagi on hoopis teine. Mitte mingit imelist sündmust pole juhtunud. Sest inimene on rumal. Ta kummardab ebajumalat ehk raha. Teeme nii, et näitame, ma võin ka õudusi näidata. Ma võin ka selliseid õudusi näidata, et nii mõnigi minestab ära. Aga ma ütlen seda ka, et inimesed peavad, panevad siin naeruks, mis siis saab? Mingu näeb perse. Lollid lähevad ise psühhiaatri juurde. See püüdis päris hästi ju. 4-15 aastat tagasi siis oli küll, et lasin õngisid vette. See oli ikka päris, sa omavahel nagu suhtlesid, said kokku niimoodi väikse vahedega. Ja siis uuesti lahkusid ja mitmed korrad niimoodi mängisid ja siis äkki olid kadunud ilma selleta. Täpselt samad ilma mürata. See oli kõhtune taevas ja mõlemal olid kastid lahti.
sihuke müra võib tulla või sihuke olend. Praeahvinat ja praelesta kõike saab. Oi, küll veel neist juba. Minu arust küll, jah. Ennem oli 3. Ja vaata, mis siis täna õhtul juhtub. Täna õhtul kindlasti midagi juhtub. Tuleb ingel. 1995. aastal viidi läbi erakordne pildistamine inimkonna ajaloos. Maailma võimsaima kosmoseteleskoobi Hubble objektiiv suunati tillukesele alale Suure vankri piirkonnas. See tundus olevat täiesti tühi. Seal ei olnud teadaolevalt ühtegi tähte, planeeti ega galaktikat. 10 ööpäeva hoidis Hubble piirkonda oma fookuses. Kriitikud hoiatasid, et tulemuseks on tühi foto ja eksperiment raiskab ülikalli aparaadi tööaega. Kuid optimistid lootsid, et teleskoobi erakordselt tundlik sensor püüab kinni miljardeid aastaid kosmoses rännanud kauge valguse. Tulemus rabas kõiki. Pealtnäha tühjusest ilmus nähtavale ligi 3000 objekti. Iga üksik punkt ja laik sellel pildil on eraldiseisev galaktika, mis sisaldab miljardeid tähti. 2004. aastal pildistas Hubble 11 päeva jooksul tühjust teises kohas ja nähtavale ilmus 11 000 galaktikat. Seda pilti nimetatakse kosmose ülisüvaväljaks ja inimajaloo kõige olulisemaks fotoks. No näed, on aeg minna. Lähme. Muidu magame veel midagi maha. Meie areng ja tehnika on jõudnud sellisele tasandile, et see, millest ennem räägiti, tunnetati, et on olemas mingi salapära, on olemas mingi paranormaalne maailm, et tegelikult meie tehnika võimaldab seda nüüd visualiseerida ja me hakkame tunnetama ja mõistma seda, et on meile palju lähemal, kui me siiamaani arvasime. Ma teen praegu maastikul, teeme tühja foto. Tühjast kohast. No, mis mul on siin? Alasäritust 1/3 sekundit. No las ta teeb. Praegu on tühjus. Ükskord me Kristjaga ka arvasime, et on tühjus. Tegime fotod ja objekt oli peal. Vaata on ju, vaata merele, näed sa midagi seal või ei näe? Mingit vilkumist. Need lõunapoolsed majakad, need põlevad harva, aga see keskmine paneb umbes 1 kord sekundis ülemist valget tuld. Nii et sa kihnut näed, vaata tulesid. Meil on mobiilimast. Oota, me peame tegelikult nüüd päris valvel olema. Siin kohe võib lahti minna. Siin läheb nii järsku lahti, et kui nüüd hakkab keegi lendama, sa ei jõua statiivi peale. Me ei tea, kas midagi juhtub või juhtub. Aga ma alati loodan, et juhtub ja siiamaani on iga öö, kui ma väljas olen olnud, ka midagi juhtunud. Takistuseks võib olla see, et sa Urmas ei ole ristitud. Võib kujuneda takistuseks, aga ei pruugi. Kõik on seotud kuidagimoodi selle kirikuga. Seetõttu ma teen selle oletuse, et äkki see sinu ristimatu olek mõjutab seda asja. Urmas, pane statiivile. Ole nüüd valmis, Urmas. Tõesti, kui midagi juhtub, sa ei jõua statiivile ja sa magad midagi olulist maha.
jah, siin sa oled tõesti 33 kilo. See oli peale haiglat, kui me esimest korda läksime taastusravisse. Ja. Kui Rauno hakkas nagu rohkem suhtlema, siis Rauno tunnistas küll, ütles, et tema nägi Jumalat ja ta suutis selgitada, missugune Jumal välja nägi. Et oli hallis rüüs. Aasta tagasi ta veel tunnistas seda. Ja Jumal ütles, et tema saab terveks. See on ainult fantaasiavili. Ta peabki niimoodi arvama. Ma mäletan ühte hetke, kui doktor Kolts minu käest küsis, et Tiia, mis sa arvad, kas inimesed ajavad midagi totaalselt segi? Et nendel on nagu ühes pajas kõik on need ufod, peavad seda maaväliseks siukeseks, ma ei tea, kosmosejuraks ja et siis korraga on veel Jumal seal kuidagi seoses on ju. Ja siis ma ütlesingi, et aga inimesed ajavadki seda totaalselt segi. Ongi ainult Jumalus, ongi ainult see, kes on asja loonud ja ta annab meile ka võimaluse siin samas maa peal näha, et elu ei ole ainult siin maa peal. Minu on see vabade bullshit. Aga inglid, ma ei osanud neid oodatagi. Ma ei osanud neid ingleid oodata. Muidugi on inglid. Mis nüüd oli? Apu oli või? Juba ühte teist on näha, mis on mõistatuslik. Aga palja silmaga esialgu tundub, et mitte midagi ei ole. Aga nüüd vaatame siia objektiivi sisse. Ja selgub, et ei olegi nii. Mul suri täna tädi ära. Ja ma ei kurvastu selle peale. Sest ma enam-vähem tean, mis teda ees ootab. Enam-vähem tean. Meie ümber on nähtamatu maailm ja ma näitan seda fotodel. Ma töötan mõned digifotod ära ja näitan, mis meil ümber on. Vaata. Näe, tuleb ingel. Ingel! Kas ei ole jumalik ime? Sellist asja ükskord elus näha on paljud inimest unistus. Kui Jumal on kõige looja, siis on ka ta teiste tsivilisatsioonide looja. Seetõttu ka UFO on tegelikult jumalik ilmutus, isegi kui ta tuleb teiste tsivilisatsioonide poolt. Palusin teda lausa Jumalat, et kui sa tuled, et näitaks. Kiriku juurest lendas üle. Sellega tavaliselt asi algab. Noh, ja sina arvasid, et meid tehakse lolliks. Sa selle kaardiga teed kogu maailma lolliks. Näed, tuleb. Urmas, näe seal, näe, järgmine tuleb. Ei, ta tuleb. Urmas, tuleb. Näed, tuleb. Midagi lendab, mis on nagu täht, aga ei ole ka täht. See on niivõrd teispoolsused ja vaata, inimeste ettekujutus, et lendab mingi läikiv UFO poleeritud ketas. See on kõik jama. Lendab hoopis midagi muud. Sest ütleme need 2 ülelendu, valget ülelendu, see on ju nagu demo esinemine, et Jumala pärast, võtke nüüd linti. Me oleme olemas. No ma ei tea, mis asi see oli. No mis asi, noh. Kui me teaks, on ju. Seda võib igatepidi tõlgendada. Mingi rakett, noh. Rakett. Üksid hulku vilutulestiku raketti. Ei, Urmas, sa nägid praegu paranormaalsust. Ma olen siin filminud ja mõelnud. Tükk aega kahtled. Aga kui see kõik hakkab korduma, siis sa hakkad aru saama, et kui me maiselt ei oska seda ära seletada, siis ta on juba paranormaalne.
ja vaata, ta on nüüd häädemeeste kohal. Nagu mõtestatud tegevus. Algul ta näitab seda lendu ja siis tuleb sinna ja seisab praktiliselt koha peal. No kõik peaks nägema. Keegi midagi ei näe. Siin elab ju palju inimesi. See toimub siin iga öö ja keegi midagi ei näe. Sest et öösel ei käi inimesed ju vaatamas, kõik magavad. Inimesed ju loomulikult ütlevad, et Koltšal üleüldse pildistad Veenust. Veenust? Mida siis veel? See on ainult siis seal, kui need inglid üle lendavad. Kui inglite lendu ei toimu, siis seda siin ka ei ole. Ta liigub kogu aeg. Kuidagi. Ta tuleb allapoole muide. Ta tuleb meie poole. Näed seda või? Ta tuleb allapoole. Aga igatahes põnev proloog on täna. Kuigi ma arvan, täna juhtub kõik. This church, they say it's a holy ground. It's like Jerusalem. They use this church because it's God's house. They send signals to the church, to the cross, and they are here. Igor Volko ütles ilusasti mulle ükskord, et Norra ja Eesti vahel on mingisugune tunnel, kus nähakse müstilisi asju, kus nähakse kord inimese sarnast nägu, kord nähakse mingit kätt, mis täpuga näitab, kord nähakse mingit kella. Ja Anita jälle väidab, et tema kogu aeg läbib seda tunnelit, et kuskilt seal Norras tõstetakse ta natukene kõrgemale ja siis ta läbib selle tunneli ja ta väidab, et ta teeb seda tema arvates peainglitega. This one angel who he said he always stay with me, and his name is Kamal. And they took me here up to channel, and then poof, he was here around a minute. And then we went to a big ship outside here. And there was a beautiful woman there. And she talked to me. And she told me that she was my mother. I lost my mother when I was born. So she told me that she was my mother and that I could come as often as I wanted. And since then I have been here nearly every night. People from outside, they have started to come, and they will come, all of them. Kui me sellest räägime, siis maises mõttes on see skisofreenia. Aga me oleme ju Anitat näinud, tal ei ole vaimselt puuet. We landed at this Vogelturm, and when I come here by car, then I recognize the place at once, even if it was dark when I come here. So I know that is the landing place. That is the place we always come, and there also others come to this place. Nüüd vaatame, mis seal merel juhtuma hakkab. Jumalikud tuled läksid põlema. Ma ütlesin, et lähevad. See on see, mis seal pealtnägijas ära solgiti. Selle oma kaameraga see pealtnägija. Mitte midagi sa ei saa. Ja vaata, silmaga vaata, sa ei saa, mitte midagi sa ei näe. No mitte midagi, nagu pole olemas. Paranormaalsete sündmuste kompleks. Oota, see madal. Ei, sa oled täiesti vales kohas.
No imeilus. Tule vaata siit. Sa pead ise siit seda nägema. Sa lähed praegu tähelennule. No siis jääme praegu äraottavatele seisukohale, vaata, mis selle lapsega siis saab. Ei, ma öösiti töötan, ma siin tegelen tundmatute asjadega öösiti. Päeval siis tegelen tuntud asjadega ja vahepeal natuke isegi magan. Ei, no muidugi. Ei, päästame ära selle lapse, ära nüüd muretse, noh. Kuskil 23 august on vastuvõtt, siis tuled Tallinnasse. Kuule, see on klaar. See on nüüd klaar. Mis sul on see? 4-aastane lapsekene siin pandi leukoos. Eile ma mõtlesin juba, et Everausi juurde. Aga nüüd öeldi, et ei olegi leukoos. Ja siis öeldi, et nüüd võtame biopsia ja vist on kasvõpõhus. Noh, mingi selline hüperdiagnostika ja laste vanemad said väikse šoki. Nii. Poeg on mul Karl Kolts ja tema on nüüd niimoodi, et elu lahutas meid ära, kui ta oli 6-aastane. Nii et tema kolis lastega, me olime lahutatud emast, tema kolis lapsega Saksamaale, nii et poeg kasvas üles Saksamaal. Tal on nüüd 2 kodumaad, Eestimaa ja Saksamaa. Ma nägin, kuidas vaateplatvormi juures tekkisid äkki punased tuled, siis tekkisid laava, nägid välja nagu laava mingid sellised ja siis nad läksid aina suuremaks ja siis nagu ilmus nagu mingi inimese korpus välja. Kõik tõestatav piltide peal. Ja neid ma ei saanud üles laadida internetti, tee mis tahad. Meile seni tundmatu mingi paranormaalsete nähtuste süsteem. Ei saanud, siiamaani pole saanud. Ja ei saagi. Siis selline. Siis äkki selline. Vahepeal midagi. Ma ei oska. Mul... vaat siin jälle. Siin läheb lahti nüüd. Nad on järjest omad. Aga me tahtsime ainult üleslaadimisproovida tegelikult. Kui ma pildistasin, ega ma aru ei saanud, ega ma ei näinud, monitoris mingi punane valgus, midagi nagu on ju, kõik see tuli hiljem kodus vaadates ilmsiks. Ja see kõik klapib Anita jutuga ja näed, vaata, mis asi see on see inimene või? Näed, kiiver on ju peas. Äkki ongi inimene, aga no ei ole ju, Näed, kest on moodustanud, seest hõõgub. Näed, neil ei ole nägu. Tühi on. Nüüd paneb minema. Siia jääb selline objekt, mida ju ennem linnuvaatustornis ei olnud. Näed, nagu lennuk jäeti siia. On ju? Me ju teame, et siin seda ei ole. Peale neid ei. Ja see klapib Anita jutuga, et ta tuuakse väikse sellega siia. So I know that is the landing place. Linnuvaatustorni. Ja ongi foto peal. Ja see on nii müstika, et ma ise ei usu. Saad aru, vaat isegi kui sa näed, sa ei usu. Ja ma olen ju neid pilte vaadanud 10 korda, ma ikka ei usu. See ei ole võimalik. Siis ma vajutan siia, et alle pilder hooglaaden, see tähendab laadi kõik pildid üles. Ja muidu see klapib iga folderiga, ükskõik millisega hästi kiiresti, see läpakas on suht uus, tal ei ole mingit jama peal või palju midagi, ta on... Ja jälle... Ja! No, ongi läbi. Juba ei lähe edasi. No ei saa need pildid üles, tee mis tahad. Et seda, kas need pildid üles lähevad või mitte, seda ei otsusta mitte poissi arvuti. Ei ole lihtsalt ette nähtud. No imeilus. Jumalikud tuled läksid põlema.
nii ilusasti nad ei ole tükil aja nii eredalt säranud. Meid tervitatakse, jah. Vaata, et ta annab nagu mingisuguse, valgusmuusika impulsi, eks ole. Aga võib-olla seda annab dekodeerida. See võib ka mingi sõnum olla, sest maine see asi ei ole. Kui sa luged, ütleme, atmosfääri nähtuseks, siis atmosfääri nähtus ei saa korduda 40 korral ühel ja samal kujul, on ju. Rääkimata sellest, et praegu on meil ilmselgelt näha, et tegu ei ole ju laevaga, sest see seisab ühe koha peal. Kärmas kah, vana loll, et 99% on tõestatud, et tegemist on ikka kaubalaevaga. Kõige tervislikku on mitte näha, mitte kuulda. Käia tööl ja teenida või välja petta palju raha. Vaat siis oled nii-öelda tegija. See Norra patsient, ta ütleb, et see on Jumala ema laev. Ma mitte ainult ei arva, ma tean, mis asi see on. Aga sa pead järelduseni ise jõudma. Ma ei taha sind mõjutada. Kuigi sa näed midagi niisugust, mis sulle vist natukene hirmu nahka ajab. The old angel said that I must live beside the church, but there was no place free because they don't sell anything here. Some friends I have said little, they say that I'm mad, really mad, but I'm not. Then suddenly they wanted to sell this school place to me. I want to be here, and God had told me to be here. This is my place, and I can see the church. In 2012, they will settle down, and they hope that everything will go nicely. This Hedemiste is the place where the leaders from all these people will stay, because here is the holy ground and all these people belongs to God. 2012. I'm sorry, I can't. I'm not allowed. See oli see õhtu, kui kassid lolliks läksid. Need kõik on teravlinnukesed ja kõik. Tuleb kaubalaev, mina maru õnnelik. Saabki ükskord kaubalaeva peale, et oleks võrdlus. Ja äkitselt hakkas kohe juhtuma. Vaata, see laev pani minema nüüd. Ja nüüd, näed, nüüd äkitselt hoopis teine suund. See, kus Anita ütleb, et inglilaev, näed, vaata, näed. Jäi õhupall mulle, mull, näed. Ja keset merd, selline asi. See on ju mootor, see on footonmootor. Näed, torud näha ja on mingisugune, mingi tünn, kust midagi välja tuleb. Mootor isoleeritud mere peal. Mis asi see on? Nemad valivad, mis nad meile näitavad. Aga mootor on ikka selgelt näha. Meie ei imesta enam millegi peale. Näed. Kõrkjates, selline valgus. Ega mina seda ei näinud, seda monitoris ei näe. Teeme tühja foto. Tühjast kohast. Pildistad, pärast alles arvutis näed. Muidugi pole välistatud, et need on ka kalatööstus omad, aga vaata, siit on näha, valgus kaardub. Aga valgus ei saa ju kaarduda.
ja nad maskeeruvad just maiste objektide taustale, nii et noh, kui nüüd vaadata seda ikooni ja seda rüüsi, mis siia tehtud on, need inglid on mu laps kunagi siia liiminud, siis vaata, analoogilised asjad on ju siin ka täiesti võrreldavad. Ja mind on nüüd hakanud hämmastama, kas siis keegi kunagi on midagi sellist oma silmaga näinud või kust kohas selline traditsioon teha sellist rüüsi tekkis. Pildil on kõik need ikooni elemendid ju olemas. Ja äkitselt ma hakkasin mõtlema, et huvitavalt, mis seal siis ikkagi, äkki kui ma digitaalselt töötan, mis nende tulede taga, mis ma merelt peale sain, mis nende taga on. Ja siis ma hakkasin kõige lihtsama programmiga pilti töötlema, kuni tulid välja sellised asjad. Nüüd sa näed õudust. Kõik inimesed ei näe. Nii et inimesed on vaadanud tükk aega, ma olen näidanud seda väikest helinurka, kas sa näed ja ei näe ja osad inimesed näevad kohe. Iga digitaaltöötlusega tuleb nähtavale. See ei ole mitte juhuslik peegeldus või atmosfääri nähtus. Ta on kindlasti siin samas olemas. Mis UFOdest me räägime? See on midagi palju enamat. See on ime. Ja kui see ei ole Jumal, siis mis asi see siis on? Ja mis üldse inimese jaoks on Jumal? Meist kõrgem intellekt on Jumal. See on tervele uurimisinstituudile terve aasta töö. Tekkis selline tunne, et ma olen päris lähedalt väga suurtele saladustele ja arusaamisele meie olemusest ja universumist. Vähemalt see tunne tekkis kindlalt, et me ei ole siin üksi. Ival on lihtsalt huvi erinevate asjade vastu. Õnnetu on see, kes mitte millessegi ei usu. Ma kujutan ette, et see näeb veider välja, aga kui temaga natuke rohkem koos aega veeta, siis ei ole ta sugugi mitte nii hull. Issakene, ma ei tea, kuidas see töötab. Kust on neid juhtmed siis on? Ivo, nii palju kui ma nüüd tean, on see ainult väike osa nendest piltidest ja videodest. Miks te ei taha neid kõiki avalikult näidata? On väga palju huvilisi, kes seda infi tahavad. Erinevas formaadis fotosid on mul kuskil 600 giga või. Ja ma mõtlesin teha internetilehekülg. Ja mõtlesin teha sissepääs näiteks Norrakale 100 eurot. Ja ongi pappi nagu muda. Paranormaalsed nähtused ja nii edasi ja kogu aeg täienev on ju, sest need ei lõppe. Meile tahetakse öelda, et me ei ole kõige targemad universumis. Et on olemas tunduvalt kõrgem intellekt ja et meie tööd ja tegemised on neile teada. Well, I'm gonna get through this world the best I can if I can. Paula, lähme. And I'm
I'm gonna get through this world and I think I can. Ime on sündinud. Kui keegi ennem imedesse ei uskunud, siis palun väga. Well, I'm gonna work in this world the best I can if I can. And I'm gonna work in this world. Bad people will disappear. And they don't come to God's ship. I'm gonna get through this world the best I can if I can. I'm gonna work in this world the best I can if I can. I'm gonna get through this world the best I can. Nojah, no need. Aga lolliks tehakse. No las teevad, mõtleks. Matsid jäävad matsideks, on ju. Lollid jäävad lollideks.